Tere tulemast Multilingua keeltekooli ja kompetentsikeskuse podcasti, kus järgneva 30 minuti jooksul räägime me keelecoachingust ja sellest, kuidas see võib tegelikult tõhusalt arendada keeleõppimist. Keelecoaching on suhteliselt uudne lähenemisviis, aga mulle tundub, et see on saanud järjest populaarsemaks, eks ju. Nii et eriti nende seast, kes soovivad teadlikult enda oskusi arendada, soovivad kiiremini tulemuseni jõuda. Nii et täna räägime sellest, kuidas keelecoaching töötab, millised on keelecoachingu eelised ja kuidas see võib aidata õppijatel oma keeleoskust arendada. Loodan, et saate meie vestlusest palju kasulikku ja mina olen Evelin Soidla, olen coach, superviisor ja meeskonna arendaja. Olen keeleõpetajast keelecoachiks programmi looja ning treenin õpetajaid keelecoachideks. Minuga on täna stuudios minu kallid kolleegid Laura, Kristi ja Kristel ja ma palun teid tutvustada ennast. Tere, ma olen Kristel, inglise keele koolitaja ja coach. Tere, mina olen Kristi. Minu keel on ka inglise keel, ma olen koolitaja, coach ja keelenõustaja. Tere, mina olen Laura, olen inglise keele koolitaja ja samamoodi keele coach. Nii tore teid siin stuudios näha. Ma kutsun teid siis kaasa väiksele vestlusrännakule ja räägiks siis sellest, mis see keelecoaching üldse on. Ja, et keele coaching on personaalne lähenemine siis keeleõppele, kus õpetaja või siis keele coach töötab õppijaga individuaalselt ja võib toimuda see töö ka väikeses rühmas. Ja keele coach aitab siis parandada õppija keeleoskust, saavutada ka õppija keelealased eesmärgid ja kasutab selleks siis coachingu tehnikaid või tööriistu. Ja tegemist on sellise isikupärase ja kohandatud lähenemisviisiga ja teisisõnu võib öelda ka justkui rätsepteenusega. See on teil midagi lisada, Kristel ja Kristi? Mis teie jaoks keelecoaching tähendab? See on natuke teistmoodi avatum lähenemine, et ta ei ole nii-öelda ette valmis tehtud, et kõik toimub nagu protsessi käigus ja töö nii-öelda muutub kogu aeg. Et see, mida me teeme või mis need eesmärgid on, kõik on kogu aeg pidevas muutuses ja siis lähtuvalt, mis täna on, sellega siis nii-öelda töösse läheme ju. Et kogu aeg ju me kaardistame olukorda, seda, mis on täna võimalik ja siis sealt pealt saavad need otsused tehtud, et ikkagi koostöös õppijaga. Et ei ole nõnda nagu vanasti, et mina tulen ja ütlen ja sina teed, vaid toas on kaks osapoolt ja sellest koostööst saab õpiteekond. Jaa, et mulle tundubki, et keele coaching ongi siis koostöö, eks ju, dialoog, coachi, keele coachi ja siis õpilase või coachi vahel, eks ju, kus siis koostöös luuakse teadlikkust läbi õigete küsimuste küsimise, et saavutada siis eesmärke, nii siis keele eesmärke, eks ju. Ja. Nüüd, kui ma mõtlen selle peale, et kes saab üldse keele coachingut pakkuda, siis me oleme ju omavahel ka arutanud, et seal on kindlad reeglid, et kui näiteks klient hakkab otsima omale keele coachi, siis on kindlasti oluline vaadata, et see keele coach, kes seda teenust pakub, oleks kindlasti läbinud muidugi õpetaja programmi, aga teisest küljest ka coachingu programmi, nii et tal on kaks justkui väljaõpet, eks ju, et see on üks viis. Ja teine siis koht oleks, kui õpetaja on läbi teinud ikkagi mingisuguse programmi, kus õpetatakse, kuidas ikkagi coachingu elemente õpetamisse viia. Nii et klientidel tuleb tõesti ettevaatlik olla, et see õpetaja,
keele coaching ut siis pakub, et on ka treenitud seda tegema, eks ju, sest täna ikkagi on keeleturg päris reguleerimata ja iga õpetaja võib ennast tegelikult coach'iks nimetada. Aga mis selle taga täpselt on, see tuleb siis välja uurida. Nii et justkui see annab nagu keele coachidele natukene rohkem kindlust, eks ju, et turul olla võib-olla ka natukene eelistatum osapool. Ja kui ma mõtlen keele coachingu peale, siis võib-olla kuulajale tundub see selline natukene müstiline viis õppida. Et ma küsin teilt korra, et kuidas teile tundub, et kuidas siis keele coaching erineb nagu sellest keele õpetamisest? Et rääkige oma kogemust sellest. Ma arvan, et see erinevus tuleb võib-olla nendest coachingu elementidest, mida me kasutame igapäevaselt nüüd. Et üks olulisemaid elemente äkki on see kaardistamine selle Grow mudeli järgi, et just, et mis on olemas, mis hetkel on, kuhu tahetakse jõuda, mis on üldse realistlik ootus, eks, ja mida inimene siis tegelikult ise valmis on tegema või panustama või palju tal üldse aega on reaalselt tegeleda sellega. Et see on selline oluline erinevus. No, kui me vaatame, et kaardistamine toimub ära, ja siis on kindlasti järgnevalt kokkulepped, et mida me siis teeme, et kuidas me seda kõike teeme, et eesmärgid on paigas, hetkeolukord on teada, et mis me siis teeme. Et kui ma mõtlen, et me tegime seda ka varem, aga võib-olla mitte nii põhjalikult ja mitte võib-olla alati. Ja kui ma siit edasi mõtlen, et mis selle kõigega siis minu seisukohast on erinev, mis seotud on vastutus. Et kes selle vastutuse siis selle õppeprotsessis võtab ja varem oli see minul, sest ma võtsin selle ise vabatahtlikult, et mina ju tean, järelikult mina pean õpetama, siis nüüd, kui ma vaatan coachingu seisukohast või coachingu elementi kasutades, see lasub ikkagi õppijal. Et ma võin näite tuua, et kui ma varem tunde ette valmistas, mul ehitusinsenerid, ma ei tea ehitusinseneride tööst väga palju, tegelikult ei tea mitte midagi, tore, kui maja püsti seisab. Mis ma siis tegin? Ma valmistasin ette, õppisin ise selgeks ja arutasime, kuidas valada betoonpõrandat tehasele. Ja juba aega vaidlesime, kuna minul oli üks info, neil oli teine info, pärast oli veel, et mul oli õigus. Aga sinna läks tohutu aeg, õhtud ja tunnid, siis nüüd on pigem see lähenemine, et nemad räägivad enda tööst, ma ei pea olema spetsialist selles valdkonnas, ma tean keelt ja kui on vaja midagi parandada, siis me parandame keelealaselt, aga see info tuleb ikkagi õpilaselt ja see sisend on sealt poolt, mitte vastupidi. See on nagu üks, võib-olla kõige suurem erinevus minu jaoks, et ma andsin selle vastutuse ära. Just. Minu jaoks on erinevus ka selles, et oma mugavustsoonist välja tulemine, et kui varem oli see, et sa pugesid nende materjalide taha justkui peitu, et sul oli see õpik, sa teadsid täpselt, võisid juba peas selle tunni ära anda ja mõelda ise samal ajal muid mõtteid, et mida ma õhtul süüa teen või mida iganes, siis praegu on ikkagi see, et see nõuab 100% kohalolekut. Sa pead olema 100% keskendunud, pühendunud sellele inimesele ja kuulama väga täpselt, mida ta räägib ja vastavalt sellele tegema oma järgmised sammud, planeerima oma järgmised käigud keelevallas just, et sa pead olema kogu aeg kohal ja see on selline väga suur erinevus. Ja teiselt poolt ka see, et sina kui keelecoach lood selle keskkonna, et inimene üldse tunneks ennast turvaliselt ja et ta üldse avaks ja tuleks sinuga sellel teekonnal kaasa. See, et sa saaksid oma vastutuse anda õppijale, et selleks on vaja luua selline turvaline keskkond. Just see stressivaba keskkond, eks, et tal ei ole seda hirmu hinnangute ees, et see on ka hinnangute vaba, stressivaba, et selle ruumi loomine ja hoidmine on ju ka üks väga oluline element.
nii et see, mis ma kuulen, on, et justkui keele coaching us, et esiteks peab keele coach ise olema kohal, eks ju, et üldse seda ruumi luua, kus õppimine saaks üldse toimuda, eks ju. Kui ma kuulen, Laura, sind, et sa ütlesid nii ilusti, et see kohalolu on väga oluline ja see on võib-olla isegi muutunud, eks ju, võrreldes eelmise eluetapiga, siis mida sa teed, et kohal olla? Ma arvan, et oluline on see, et peab olema siiras huvi selle inimese vastu, kes sul seal on ja hästi palju aitab ka see kaasa, et kui on need eesmärgid alguses teada, et mis eesmärgid me oleme seadnud, et siis ka juba vastavalt sellele, et keskenduda sellele inimesele, mida ta räägib ja mis on see eesmärk, mida ma tahan saavutada ja mitte ainult mina ei taha, vaid ka mis siis see inimene ise soovib, et ma saaksin teda aidata sellel teekonnal. Et kindlasti, et küsida neid õigeid küsimusi, luua seda turvalist olemist sellele inimesele ja just see. Ja, et kuidas teile, Kristi ja Kristel, tundub, kuidas te ennast kohal hoiate? Mis te teete, et olla olemas? Päris hea küsimus, on ju. See on päris hea küsimus, jaa. See ikkagi vist juba on selles kokkuleppes olemas, eks, et me oleme partnerid, et me oleme siin koos loomises, et ma ei saagi võtta nagu seda tagaistme rolli, et ma vaatan, et mis sa seal, kuidas sa seal rähkled ja kui halvasti läheb, siis veel itsitan ja annan järgmise harjutuse, eks ju. Et ma peangi kuidagi olema seal koos loomises, eks, et kuidas ma teda saan toetada tema eesmärkide saavutamisel, kuidas ma saan temale toeks olla, kuidas minu pädevus inglise keeles aitab temal muutuda enesekindlamaks ja temal oma need keeleülesanded täita. Yeah. See on võib-olla seotud ka sellega, et mida Laura enne mainis, et need materjalid ei ole, me valmistu neid ette, on ju. Kui sul materjali ei ole, siis sa peadki keskenduma sellele nii-öelda ressursile, mis sul on seal toas või ruumis või siis läbi interneti nüüd seal keskkonnas. Et sa ei saa lasta ennast niimoodi, ma ei mõtle kaasa. Ja ma pean kuulama igat sõna või aktiivselt kuulama ja siis selle pealt lähtuma, et kui ma samal ajal tegeleksin millegi muuga või loeksin oma sõnumeid või milleks läheks kaduma, on ju. Just. Ja selleks, et olla kohal ja mitte oma mõtteid lasta sinna oma asjadesse ja sõnumitesse, eks ju, selleks võib-olla mina kasutan väga sageli just võib-olla, ma ei tea, käin looduses või loen mulle meelepäraseid raamatuid, teen midagi, mis minu meelt rahustab, eks ju. Et kui minuga on kõik korras, siis tegelikult on ka õppijatega kõik korras. Kui mina olen liimist lahti coachina, eks ju, siis ka see protsess kuidagi ei toimu, on ju. Te vist olete minuga nõus, noogutate igal juhul kõik. Noogutame, jah. Jaa. Aga kui ma mõtlen nüüd selle peale, et see keele coaching, eks ju, me oleme nüüd rääkinud, mis see on ja kes seda võiks teha ja mida seal siis tehakse seal protsessis, siis miks peaks üks inimene, kes tahab keelt õppida, eelistama keele coaching ut nagu tavaõppele? Et mis on teie nägemus sellest? Ma arvan, et selle protsessi paindlikkus ehk on see põhiväärtus õppijale. Seesama, et see on ikkagi rätsepatöö, et ta tuleb ja tõepoolest need tema vajadused saavad siis kaardistatud ja siis selle järgi me läheme töösse, eks, et kui tal on vaja kirjutada meile, siis me teeme seda, kui tal on vaja saada üle hirmust rääkimise ees, siis ta saab sealt selle enesekindluse. Et see on kindlasti üks. Ja see võib kogu aeg muutuda, on ju. Et ta võib ju tulla üks nädal ühe nii-öelda probleemiga või ühe murega, et mida oleks vaja harjutada ja järgmine kord on tal midagi muud ja see võib olla ka, meil ei olnud plaanitud seda teha. Ja ta tuleb, et kuule, nüüd tuli midagi või täna ma sain meili ja oleks vaja ära katta see teema. Et me oleme nagu valmis seda tegema. Ja, meil on nagu kindlalt plaani, on ju. Ja, regulaarne tagasiside, edasiside, eks, et mis on hästi, mis ta saab veel teha, kõik see ka.
jaa, et ma tegelikult kuulengi, et see õpiprotsess on võib-olla natukene kiirem ja efektiivsem, eks ju, et kuna ta hästi lähtub nagu õppija vajadusest, eks ju. Ja coach, eks ju, keele coach peab sellega toime tulema, eks ju, et see ongi see määramatusega töö, kuidas sa tuled sinna ruumi ja sa tegelikult ei tea, mis juhtuma hakkab, eks ju, sa lähtud täpselt sellest, mida see inimene täna ütleb, mida tal vaja on, just selles keelemomendi, õppemomendis, eks ju. no jaa, ja tegelikult see formaat paneb ju tema ka sellisesse pidevasse arengutunnelisse nii-öelda, et tema ei saa ka tulla sinna lihtsalt istuma, eks ole, ta peab kaasa mõtlema kogu aeg, et mida tal on vaja, kuidas ta paremini õpib, miks ta mingeid asju teeb, miks me üldse mingeid asju teeme, kas tal on sellest mingit kasu, kas ta üldse õpib sellisel viisil. Just, et see keele coaching ainult ei treeni keelt, eks ju, vaid ta tegelikult ju tegeleb enesearenguga ka, eks ju. Jah. No väga palju me ju minu meelest tegeleme ka sellega, et õpetada täiskasvanud inimest uuesti üldse õppima, et kuidas me üldse õpime. Just, ja väga sageli töötame ju ärevusega, ebamugavusega, eks ju, hirmuga, mis tekib näiteks keele kasutamisel, et see on keele coachingu üks väga tugev osa, on ju, et me ei tööta ainult kinnistunud vanade mustritega ka. Ja töötame vanade mustritega. Mis need vanad mustrid keeleõppes võiks olla? Esimesena tuleb pähe, et mis sul on nii-öelda kooliajast õpetajate poolt nii-öelda nagu sildistatud, et sa ei oskagi keelt või sa oled matemaatikas tugevam, et sul polegi, tuleb küll ja küll õppijaid, kes ütlevad, et ma ei oskagi keelt õppida ja mul ei jäägi ükski keel meelde, aga seal taga on tegelikult ju midagi muud ja väga tihti on see võib-olla 40 aastat tagasi öeldud lause. Need on sellised, ma pole kunagi saanud ja ei hakkagi saama, aga ma proovin veel ühe korra, et sa pead ju enne ei saa hakata üldse selle protsessiga pihta, kui me pole seda nii-öelda müüri eest ära lammutanud, et miks ei saa või miks see mõtlemine on, et ei saa. Jaa. Väga palju on ka tegelikult seda, et tullakse sellise mõttega, et see on üks raske töö ja see on üks suur tuupimine, ma pean kõik need 100 sõna õppima, kui ma olen need ära tuupinud, siis mul on töö tehtud. Et ei mõelda selle peale, et mis tegelikult see õppimine on, et just, et see on selline sügavam teadmiste saamine, teadmiste omandamine, et mõtestatud tegevus, et mis on selle asja mõte ja tihti inimesed võib-olla ei küsigi enda käest, kui palju nad tegelikult tahavad üldse midagi teada saada. Et üks selline hea küsimus, mida ma alati nende käest küsin, et kui palju sa tahad tegelikult üldse, kui palju sul on vaja seda kõike üldse, et ütle mulle 1–10. Et selline aus enesesse vaatamine, et enda vastu aus olemine, et tihtilugu vähem on rohkem. Õpi 5 sõna, aga õpi teadlikult. Ma olen nõus. Sa, Kristi, mainisid enne, et just see regulaarne tagasiside, eks ju, et kas sa võiksid sellest natukene rääkida, et kuidas see siis keele coachingus käib? Mis see reflekteerimine või tagasiside? No kuidas see käib? Ma tean, et see peab olema üks pidev protsess ja et selle nagu põhieesmärk, kuidas me seda teeme, on natuke ilmselt igal ühel erinev ka, aga et see on tegelikult see, mis aitab hoida seda motivatsiooni inimesel. Et otseselt motivatsiooni ma talle niimoodi anda ei saa, aga ma saan selle sama tagasisidestamisega hoida tal nii-öelda tuju üleval ja pakkuda seda jätkuvat eduelamust. Et seesama koht, kui inimene tuleb, eks ju, ja tal ei ole enesekindlust, ta ütleb, et mul on siuke tunne, et keegi must aru ei saa, kui ma inglise keeles räägin. Ja siis keerata see nii-öelda pea peale ja öelda, ma saan täitsa hästi aru, mis sa räägid, aga on ju, et kui sa siin lähed mineviku ehitusesse, et äkki siis vaatame selle korra üle. Et midagi sellist. Ja, et see regulaarne tagasiside tähendab seda ikkagi, et ta saab seda kogu aeg iga sessiooni alguses, iga sessiooni lõpus, poole peal ja igat pidi, eks ju, et kogu aeg on tagasiside olemas.
võib-olla tahaksin mainida ka seda, et mitte ainult tagasiside, aga ka keelecoach'i ülesandeks on anda edasisidet, et mitte ainult keskenduda sellele, et mis sul läks valesti ja kus sul on vead, vaid tihtilugu inimesed leiavad selle jõu või motivatsiooni ka sealt, kui nad näevad, mis neil veel on teha, et saada paremini. Et kui ütleme, et maksimum on 10 ja sa oled praegu 8 peal, et mis sul siis teha veel on, mis sul on puudu, et jõuda selle 10-ni. Et tihtilugu see on palju motiveerivam inimese jaoks, kui see, et lahendada ta nii-öelda valesid vastuseid või tema vigu parandada. Et see tihtilugu viib inimesi rohkem edasi isegi, et see edasiside. Just, ja see on üks kindel element keele coachingus, eks ju, kuidas me küsime tema edusammude kohta, eks ju. Aga kui coaching on tegelikult, eks ju, edule suunatud asi ja seal pannakse alati eesmärke, siis kuidas saab keele coaching aidata õppijatel oma keele eesmärke tõhusamalt saavutada, et kuidas te seda oma kogemuse põhjal teete? Et mina ütleks, et väga oluline on ikkagi see, et kui inimene tuleb juba ruumi, et siis minu kui keele coach'i ülesanne on luua see rahulik keskkond, luua see turvaline keskkond, sest kui inimene on rahulikus olekus, ehk see rahuliku aju seisund, siis ta on ka uuele materjalile palju vastuvõtlikum. Ta ei mõtle ainult oma sooritusele või et täita need lüngad, teha ära see, lugeda see lause ja punkt, kõik. Et nüüd on tehtud, nüüd on see töö tehtud. Vaid et siis inimene on vabamas olekus ja ta suudab infot paremini vastu võtta. Ta ei mõtle nii-öelda tardumusele ja põgenemisele. Ja. Võib-olla ka nende seoste loomine, me küll kasutame, praegu me siin kõik inglise keele valdkonnas, me kasutame inglise keelt põhiliselt, aga ei tasu ka karta nii-öelda emakeele sissetoomist ja nende seoste loomist, et kui teil on ikkagi sarnane sõna, et eesti keeles on meil ka nii, või me ütleme samamoodi, et siis tekib see moment, et see on sama sõna. Ma ütlesin, jah, põhimõtteliselt aga hääldame siis natuke teistmoodi, on ju. Või kui me teeme grammatika osasid või midagi, et nad tavaliselt on hästi hirmutavad, on perfekti ajad, on ju. Ja see tundub vist kooliajast hästi õudne asi. Ja ma ütlen, me eesti keeles ütleme ka. No meil on ka see nuutu lõpp, see moment, et ma mõtlen, et kuidas sa eesti keeles ütleksid ja nüüd põhimõtteliselt siin on nagu lubatud näiteks otse tõlkida. Pane nüüd see otse ja ta loob selle seose ja hiljem tal tuleb see nagu kiiremini, sest ta saab kuhugi nii-öelda nagu ära linkida või kinni siduda selle uue teadmise oma emakeele külge. Nii et sa tekitad võimalikult palju ahaa-momente inimeses. No ma püüan. Võib-olla iga päev ei tule võib-olla väga hästi välja, aga jah, eks see eesmärk on. Ja vahest ju võib-olla, kindlasti on ebamugav niikuinii, et on meil see rahulik ruum ja aju puhkab ja kõik nii-öelda on loodud selleks, et saaks õppida, aga vahest on see, et ei tulnud. Aga tihti tuleb. Ja. Kas midagi tuleb teil veel mõttesse? Ma mõtlen, et see coaching on ka selline justkui realistlikum keelepraktika, et ta on ikkagi paberilt lahti, raamatust välja, et meil on sellised realistlikud olukorrad, eks ole, aktuaalsed teemad, et ikkagi me küsime kogu aeg, et mis on, mis toimub, eks, et ta loob sellise hästi realistliku õpikeskkonna ja sealt edasi on juba hästi lihtne minna siis sinna nii-öelda järgmisesse realistlikku sammu. Kui te nüüd mõtlete veel ühe küsimuse peale, see on selline, et mida siis õppija võidaks teie arvates, kui ta tuleks keele coachingusse? Mis on need asjad, mida õppija võidaks? Ma arvan, et õppija võidaks ajaliselt. Jaa, et kui suudame välja selgitada või kui tal on juba endal teada, mis on tema eesmärk, mida ta soovib saavutada, siis keelecoach lisab omalt poolt need vajalikud tööriistad ja see eesmärk on kindlasti kiiremini saavutatam kui näiteks tava- või traditsioonilises õppes. Ja. Personaalne lähenemine. Personaalne lähenemine ja kiirem õppe. Ma arvan ka, et see paindlikkus on üks asi kindlasti ja ikkagi see aeg, eks, et ta saab selle tulemuse kätte palju efektiivsemalt ja kiiremini. See võtab ära on ju kõik selle muu, mida ei ole vaja vaata selles hetkes või situatsioonis õppida, et see kõik on
ära võetud ja keskendume puhtalt, no nii kontsentreeritud. Me kontsentreeritud õpe, jaa. Kiire kontsentreeritud õpe. Jaa, no sellest võiks rääkida ju lõpmatuseni, et täna me puudutasime ainult justkui individuaalse coachingu poolt, eks ju, aga tegelikult keelecoachingut ju tehakse ka gruppides, eks ju, täna me seda väga ei puudutanud. Nii et kokkuvõtteks loodan, et kõik kuulajad tegelikult said palju informatsiooni, mis on üldse keelecoaching ja kuidas seda keeleoskust siis arendada keelecoachiga, mis on siis uuenduslik viis ja mis ta sellest võidab teisisõnu. Et põhimõtteliselt ma saan aru, et keelecoaching siiski on kiire viis, kuidas omandada keelt. Ja selleks on keelecoachid, kelle poole pöörduda. Aitäh teile, Laura, Kristi ja Kristel. Te kuulasite Multilingua keeltekooli ja kompetentsikeskuse podcasti keelecoachingust. Soovime teile edu keeleõppel. aitäh! aitäh!